Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad, Autotund on jälle eetris. Täna on stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius autoportaalist. Pärast tuleb meile siia ka veel Alan Vaht Alexelast, kes räägib, või küsime talt, mis nüüd siis saab, et kas me biokütused või see biolisandkütustes oligi mingi hooaja teema, korraks käis ja läks ja mis üldse tulevikus sinna paaki läheb. Aga ennem seda mõned uudised ja meie nädala sündmused. Ma kavalalt, kuna saade tuleb muidu väga tihe, siis ma panin oma nädala sündmuseks, panin ühtlasi proovisõidu. No nii, mis see nüüd oli? Proovisõit oli see, jah, kõlab muidugi võimsalt. Kui nüüd püüdke jälgida, proovisõiduautoks oli Porsche, Panamera, läkski juba Turbo S E-hübrid. Ta võiks veel olla, ta oli küll see nii-öelda sedaanversioon, kui ta oleks olnud universaal, siis oleks sinna öelnud veel otsa Sport Turismo. Jaa, kui see oleks olnud universaal, siis oleks läinud mul silmad veel rohkem põlema, sellepärast, et kui mul mingi asi on kuskil nagu nimekirja, siis tegelikult see Panamera universaal on üks neid asju, millega tahaks sõita. No ei olnud, aga sisuliselt saab seda ilmselt osta ka universaalina. Ma kohe lähen vaatan kodulehelt. Aga miks see siis kuidagi olulisem proovisõit oli kui mõni teine, mida ma teinud olen? See on väga lihtsal numbrilisel põhjusel, et ma ei ole mitte kunagi sõitnud nii võimsa autoga. 700 hobujõudu. 700 hobujõudu ühes pereautos. Veits palju, vist. No mis sa sellega peale hakkasid? Mis sa tegid sellega? See 700 on saadaval muidugi siis, kui sul on ilusti akud laetud ja kõik süsteemid korraga töös. Mis ma tegin? Mida sa teed, kui sulle antakse keset talve? Sellel nädalavahetusel küll hakkas meie tohutu ilus kaunis talv sulama, aga siiski kõik oli lumine, kõik oli jäine. Tõepoolest, mida sa teed 700 hobujõulise Porschega? Lähed ja laenutad Porschelt veel kiirelt ühe teise võimsa auto, milleks oli siis Taycan, küll see 4S-versioon. Ja lähed proovid, kumb nendest kahest on kiirem, ehk siis kiirendust. Lihtsalt tekkis selline loll mõte, et nad on küll hiiglama võimsad, neil mõlemal on nelikvedu. Elektriautod teadupärast ju veel eriti äkilised oma kohaltvõtuga. Aga kui läheks ja paneks nad olukorda, kus neil puudub igasugune pidamine, et kumb siis võidab? Kas vanakooli, no mitte päris vanakooli bensiiniauto, sest seal on ka väike elektriabi või moodne elektriauto. Ehk siis taandub sellele, et kes suudab oma selle röögatu jõu paremini sellest kuidagi lumelopast ja jääst läbi suruda. Ehk siis Eesti test on ju, Eesti test. Nii, aga nüüd on lihtsalt üks küsimus, et kes võitis? Väga suurt kiirustelt kätte ei saanud, sest teisest otsast hakkas juba parklaserv paistma ja kui sa ikkagi üle 2 tonni autot ajad väga kiiresti liikvele, siis tuleb ka see pidama jäämine võtab aega. Meil on see video kokku lõikamata, me tegime ikkagi professionaalselt, sest ega me ei ole siin mingid amatöörid. Meil oli kohal ikkagi ka filmimeeskond pluss droon oli ka lendu saadetud, et vaadata ülalt täpselt selliste, kuidas see kergejõustikus suusatamises, seda stardijoont, et kelle varvas sealt esimesena ikkagi üle läheb. Aga visuaalsel vaatlusel tundus, et seekord ikkagi jõud võitis. Et see Panamera suutis ilmselt ennast kiiremini kraapida või siis suruda selle mingigi pidamise piirini. Mitte nüüd päris asfaldini ta ei jõudnud, aga ta loppa sealt piisavalt palju kokku lükata. Aga tunnistan, et kui me oleksime mõõtnud seal sellist 0-100 kiirendust, mis nendel autodel on kuskil seal 3 sekundi juures ideaaloludes, ma arvan, et seal lumelopal oli üks sellised 8-9 sekundi autod. Et oli lõpus.
pärast sõitsin selle Porschega ka mööda Eestit natuke ja mis ma oskan öelda? No 225 000 eurot oli selle auto hind, seal peal muidugi küsid alati müügimehelt, et noh, kas siin on nüüd kõik peal või ma saaksin veel midagi, sest 225 000 eurot läheb tegelikult juba vaikselt sinna Bentley Continental GT mängumaale. Siis müügimees ütles, ei noh, selles mõttes nagu lisavarustusest, need kellad ja viled ja nupud, et oli seal küll kõik peal. Aga sellest autost saab osta veel executive versiooni, mis paneb mõnedkümned sentimeetrid juurde tagaistujale. Ehk siis natuke pikem versioon, see oleks veel kallim. Ja ma sain aru, et nii kihvt ja kui tehnoloogiliselt kõrge kogu see hübriidauto ja ta suudab sõita ka umbes 40 kilomeetrit ainult elektriga, ehk siis väga öko. Aga ma ei näe ühtegi olukorda, ma ei näe seda olukorda kuskil autobaanil, kus oleks tegelikult vaja nii suurt võimsust. Et ma jõudsin selleni, kui sa tahad olla öko või välja näha öko, siis osta kas Taycan või selle sama Panamera tavaline e-hübriid versioon. Kui sa tahad seda mürtsu ja kärtsu ja lärmavat V8 mootorit, siis osta lihtsalt Panamera Turbo. Aga see auto on nagu, kuidas ma ütlen, mingi manifest sellele, kuhu nagu autotööstus on jõudnud, kuhu Porsche on omadega jõudnud, et nad on võtnud riiulilt lihtsalt kõik, noh, nagu sa teeksid omale, ma ei tea, paneksid pannile pannkooki ja sa paned sinna peale kõik, mis sul kodus on, noh. Sa valad sinna mett, siis sa paned sinna maapähkli võid, siis võtad veel vanaema moosi, noh, nagu ülim, aga lõppkokkuvõttes kujuta ette, kas sa seda pannkooki siis süüa tahaksid, kui see kõik tilgub ja nõrgub sellest suhkrust ja magusast. Lihtsalt, et see 700 hobujõudu, see kiirendustunne, mida sa launch controlliga, see pauk, mis sulle selga lajatab, noh, ta ei ole nagu 2 korda tugevam, kui ta oleks tavalises Panamera turbos. Et sul autos lihtsalt on teadmine ja see on see õlleklaasi taga praalimise number, et mul on 700 hobujõudu, kujutad ette mees. Aga nagu reaalselt sa ei tunne sellistes suurtes hiidautodes. Muus osas muidugi vägev. Massaažiistmed olid isegi tagaistujatel, lapsed olid seekord eriti rõõmsad, sest tavaliselt nad kipuvad siis esiistmel, et nad tahaks ka proovida seda massaaži. Seekord saime kõik 4 sõita niimoodi, et kellel oli siis õlamassaaž, kellel oli shiatsu. Ühesõnaga, saad aru, auto, kus on 7 hobujõudu ja 4 massaažiistet, mis sa oskad öelda? Kihvt, aga ostusoovitust nagu ei oskaks anda. Väga hea ülevaade, ausalt öeldes. Aga mina tahtsin rääkida nüüd sellest, et hoopis tõesti teisel teemal. Et Tartus Riia ringi hakatakse nüüd tegema. Mais lüüakse kopp maasse ja valmis peaks saama siis 2023. aasta alguseks, siis 2 aasta pärast alles. Ja seal see Riia ring on, mis on Eesti üks kõige rohkemate liiklusõnnetustega kohti üldse. Oligi kõige esimene, aga samas need õnnetused ei ole seal, üldiselt nad ei lõppe väga kurvalt, vaid on tavaliselt plekki mölkimised. Seda me juba rääkisime, et mis seal Riia ringil ilmselt tehakse, on ju, et see tehakse 2-tasandiliseks, on ju, ja siis sealt läheb üks siis selline, põhimõtteliselt sisuliselt selline lahendus natukene nagu on Tallinnas seal Rocca al Mares. Ja, aga samas sinna alla jääb samamoodi, see ring jääb alles ja lihtsalt need, Võru ja Tallinna vahet, sealt saab otse üle minna. Selline lahendus. Tegelikult mulle veel tundus veel huvitav, et mis tehakse, on tegelikult see Tartu maantee Aardla risti, kus on vaata mingi väike ring praegu. Ma tean, et kui ma tegin õppesõitu vist nüüd juba üle 15 aasta tagasi Tartus, siis seda kohta nimetati Lego ringiks, sellepärast, et seal olid kogu aeg need punased sellised plastmassist suured nagu Lego tükid. Need suunaeraldajad ja olid seal, on ju, ja see oli väga vastik ring, sest see oli hästi tiheda liiklusega ja samas ta oli hästi kitsas
ja sealt tuli sealt Aardela teed mööda tuli liiklus ja teisel pool on siis seal vist Selver on seal. Et ühesõnaga, see tehakse nüüd ka kõik kahetasandiliseks, et sa saadki 2 varianti sisuliselt, kas sa saad sealt alt läbi sõita ja sa ei saagi sealt Aardela poolt tulles, sa ei saagi tegelikult sinna Võru-Tallinna maantee peale minna, saadki otse põrutada sealt sinna Selveri suunda ja seal on veel mingid, Tartu Ülikooli vist mingid õppehooned. Ja see tehakse ringi ja mul on tunne, et see on isegi suurem võit kui see suur Riia ring, mis ümber tehakse, et see väike, see oli ikka eriti vastik koht on see. Vot, nii et 2 aastat ja on korras. Selles loos oli ka hea sõna turboring või mingi turborida vist oli. Sa saad sealt üle ringi nagu, see peaks olema ka vist seal Haberstis ka olemas, et sa saad kõik üle ringi niimoodi, et sa ei pea vist seisma jääma. Igatahes lahe sõna oli, aga ma ei jõudnud rohkem süveneda. Nii, aga tegelikult mul oli üks proovisõit veel ja selle ma nüüd lisan ka siia ja ma arvan, et kaugemale või nagu sügavamale teise serva 700 hobujõulise Porschest luksusautost vist minna ei saa, kui minu teine proovisõit. Tegemist oli Wok Bikes pakiratta või kullerrattaga, millel on olemas ka elektrimootor. Wok Bikes siis hiljuti just tuli välja, Eesti firma, neil on siin juba toetajad, on ka natuke raha tõstnud, et tootmist alustada. Seal taga on tudengivormelist pärit osa seltskonnast. Ja sisuliselt asi väga lihtne, selline 4-rattaline istmega sees, mitte rool, vaid lengthstang on sul. Kuule, sina oled keelespets. See asja nimi on ikkagi, eks ju, lengthstang. Minu meelest küll, jah. On ju? Kuigi me hääldame seda nagu mingi selline leistang, siis tegelikult on ta ikkagi lengthstang. Lenksud, selge. See oli kasulik ka kuulajale kindlasti. Tahtsin kontrollida. Sul on lengthstang, sul on pedaalid, millega vändata ja siis selja taga on sul üks kast, kuhu sa saad siis panna kaupa. See kast on umbes sellises mõõdus, et kui te teate neid seljakotte, millega need Bolti ja Volti tüübid ringi lasevad, et sinna see peaks sisse mahtuma ja minu arust äkki 2 tükki üksteise otsa ka. Umbes samas mahus. Ja see on mõeldudki siis Bolt Volt sellistele firmadele, aga mina sain, kuna neid alles toodetakse, et see Wok Bikes hetkel ei saanud mul ühtegi anda, siis ma läksin üks Leedu startup City, mis hakkab tegelema ka pakiveo ja Nad juba tegelevad ja ka toidukullertusega. Sain nendega jutul, et kasutada natuke aega ühte nende oma. Läksin kohale, Lasnamäel suur Sõjamäe lõpus, no põhimõtteliselt nagu seal on see lennurada on sul seal kõrval, et seal lennuraja lõpus on üks miniladude koht, seal on neil väike kontor hetkel, varsti laienevad. Tehti mind kulleriks. Anti mulle äpp, installeerisin ja see anti mulle 2 pakki. Mingid, ma ei tea, mis seal sees olid, kaup 24 pärit, et ma viiksin nad isa naerad, et tuleb ikka teada, millega. Nii seda, kui nagu selles mõttes, et sind usaldati selliste pakkidega ükskõik kuhu. Jaa, ei no ma olen usaldusväärne inimene. Nägu on juba selline. Et vaja viia Ülemistesse, 2 erinevas kohas. Põhimõtteliselt Ülemiste linnakus siis. Anti mulle see paik, väga kiire koolitus, väga sujuv oli kõik ja selles mõttes sattus ju ideaalne ilm. Et põhimõtteliselt sama aeg, kui ma selle Porschega sõitsin, juba sulas kõik, juba oli selline raske lumelopp nendes kohtades, kus seda ära ei olnud koristatud ja mujal oli selline krobeline, libe, no ühesõnaga ideaalselt vastik ilm. Et kuigi elektrikate puhul tihti on see külm, mis tapab, aga sellise igapäevase pakiveo puhul on see lumelöga ja asi isegi hullem. Võtsin oma 2 pakki kaasa ja kütsin siis sealt minema. Sain muidugi kohe aru, ma ei tahaks seda tööd sealt teha. Lihtsalt see ladu, kus ta hetkel asus ja kuhu mina pidin minema hakkama, ehk siis suur Sõjamäed sinna Ülemiste poole, siis seal on väga pikalt seal lennurajaga paralleelselt tee,
kus ei ole kõnniteed. Või siis vähemalt ei olnud seal praegu, ma arvan, et noh, seal vist ikka ei olegi, mitte et ta puhtaks ei olnud lükatud, sest seal ei ole nagu jalgsi eriti kellelgi käia. Ja siis ma olin oma selle pakirattaga, mis sõidab kuni 25 kilti tunnis, keset seda liiklust. Ja noh, kui palju sind siis armastatakse seal sellisena, kus sa rekkad tagasi, ma ikka igas bussitaskus tegin peatuse ja lasin vähemalt selle seltskonna mööda, kes juba mitusada meetrit mu taga oli olnud, et nemad mind ei vihkaks. Kui väike auk tekkis, sõitsin jälle ette järgmisele seltskonnale, et ka nemad saaks mind vihata. Ratas ise loomulikult arendusjärgus, tulevikus peaks selle sõiduulatus hakkama kuni 100 kilti olema, hetkel nad ütlevad, et noh, tuleb veel tarkvaraga tööd teha, aga siin talvise ilmaga üks 30 peaks küll sõita saama. Istud oli väga mugav, juhtida oli väga lihtne, see on niimoodi, et see nagu tahab ka veel häälestamist, et ma sain ise vändata, aga kui ma liiga tugevalt väntasin, siis ta hakkas nagu üle lööma, noh, et ta ei suurendanud mu kiirust oluliselt. Või kui ma ei viitsi vändata, siis ma võin samamoodi nupuga, nagu on nendel renditõuksidel. Nad vajutavad niisugust kangikest natuke alla ja siis ta sõidab ise. Aga ma nägin seda pilti seal on ju, et seal ees on klaas ja külje pealt oled siis avatud tuulele ja külmale, on ju. Et ma ei tea, et ma tean, et jah, muidugi inimesed sõidavad talvel ka jalgrattaga kõik ja õige riietus ja kõik saab hakkama, aga ma ei tea, see on nagu tunne, et sa mingit moodi natuke oled nagu sellises autolaadses tootes ja siis sa eeldad nagu mingit mugavusastet ja samas ta ei ole nagu ei üks, aga teine. Jah, just, et selle nii need Voki omad kui ka siis City ütles, et see juba on töös, et vähemalt sinna külje peale selline mingi kile või plastik panna, sest jah, et külm hakkas küll lõpuks. Just see, et ta vaata puhub sul käte peale ja et kui selle sealt kinni saaks, siis sul ikkagi tekib selline oma, noh, ma ei ütleks nüüd sooja mull, aga vähemalt ei puhu otse peale. Pigem oli isegi kõige hullem sel hetkel, et kui need autod ja rekkad mööda sõitsid sellise märja ilmaga, vaata, neil on tagas selline veepilv. Et noh, et kui see plastikust või kilest uks ka selle kinni peaks, oleks juba hästi, sest noh, mulle kogu aeg see tee on ju must ja räppane, siis ma tundsin, kuidas mind kaetakse üle kogu aeg siukse peene pori vihmaga. Aga mina ikkagi vaatan selliste liikulusvahendite suhtes ikkagi kuidagi väga skeptiline. Et see on natukene sarnane selle, millest me rääkisime mõned saated tagasi sisuliselt, mis on rohkem auto, on see Citroen Ami oli nimi, jah? Jah, et natuke sellised asjad, mida sa võib-olla näeksid nagu India tänavapildis, aga noh, Eestis ma saan aru, on ju, kui sõidad rattaga, aga sellised vahepealsed asjad on nagu täpselt sellised, sa nagu kaotad selle ratta mugavuse ja tegelikult ka kiiruse, selle samas sa oleks võinud rattaga sõita 40 kilomeetrit tunnis kenasti, kus sa seal 25-ga jalus koperdasid teistel. No jah, üks asi on see, et see selline asi mahutab rohkem kaupa, selleks et vedada natuke raskemat kaupa ja ilmselt siis saab kulleriteks võtta inimesi, kes ei ole sellised New Yorgi stiilis hullumeelsed, kes on valmis oma, noh niimoodi, vot see on sul hea teemapüstitus, et kas see on nüüd rattakullerite asemel või on ta ikkagi alternatiiv nii-öelda autodele, et kui keegi veaks pakke autoga laiali, et sa saad rohkem kaasa võtta, sa saad sinna võib-olla selle suurema pasti teha. No ma mõtlen seda, et autoga sa saad ilmselt võtta veel rohkem kaasa ja see oleks veel ökonoomsem. Saad, aga autoga sa ei saa sõita kõnniteel ja igale poole sisse igasugustesse kvartalitesse ja sellistesse kohtadesse. Et see pakub sulle nagu ligipääsu rohkem. Ma ikkagi natuke jään skeptiliseks. Ma jään skeptiliseks. Et kindlasti nagu äge asi ja põnev on ju, aga kas ka nagu tegelikult see on nagu meie kliimas ja üldse Eestis ja meie Tallinna suurusega linnas nagu edulugu, selles ma nagu kahtlen. Tead, kui paljud asjad on üldse Eestis edulood ja kui palju on meie tohutu startup kultuuris lihtsalt see Tallinn ja Eesti selline mõnus, vajalik katsepolügon. Et
et ehitad siin valmis, testid paar suve ja siis lähed sinna, kus neid juba päriselt vaja oleks. Ja rohkem sõidetaks. Ei tea, igatahes igale toredale Eesti ettevõttele sooviks ikka edu. Ja tore oli küll. Kas ma nüüd hakkaks selle pärast vabal ajal kullerit tegema, ma ei tea. Ei oska öelda. Nii, mõned autouudised lõppu. Uudiste osa lõppu tähendab. Lotus tuli välja suure uudisega, et nad ei pane uksi kinni, kuigi eks ju Eesti tänavapildis ülemäära Lotust ei näe, ta on ikkagi võrdlemini nišikas. Samas on nende autoinimesed teavad, et nende mudeli valik Elise ja sellel põhinevad põhimõtteliselt Exige ja Evora olnud, mitte päris muutumatuna, aga sisuliselt ikkagi samad mudelid müügis juba võiks öelda aastakümneid. Evora tuli äkki 13 aastat tagasi. Nüüd on siin räägitud muidugi Lotus elektrilisest hüperautost Evija või Evija, mis ka peagi ma ei saaks öelda müügisaalidesse, aga mida osta saab. Aga Lotus on nüüd öelnud, et see aasta lõpetab ta Elise, Exige ja Evora tootmise, aga ühtlasi on juba protostüübina valmis ja läheb peagi testimisse nende järgmine selline siis, kuidas ma ütlen, päris Lotus või väiksem sportauto. Et arvatakse, et see isegi saab nimeks Esprit. Kes teab, Lotus Esprit oli ju väga kuul sportauto. Võib-olla mitte väga hea sportauto, selles mõttes vastupidavus ja selles mõttes just, aga väga kuulus. Ja arvatavasti tuleb nüüd Esprit tagasi. Lotuselt head uudised, nad ütlesid, et neil tuleb ka, kasutasid PR-i mõttes sõna, et neil tuleb uus perekond sõidukeid, mille puhul kahtlustatakse, et sinna perekonda, sellepärast, et nad ei kasutanud sõna sportautod või midagi, lisandub siis ka linnamaastur. No selles mõttes, et hea meel. Kahjuks või õnneks on väga loogiline. Jah, sest et miks meil on hea meel on sellepärast, et linnamaasturid toovad sellistele ettevõtetele vajalikku raha, et nad saaksid teha veel ägedamaid sportautosid. No see, jah, okei. Ja raha juurde me tahtsingi jõuda selles mõttes, et sa siin vahepeal meil omavahelises chatis ütlesid, et 70 000 eurot Peugeot eest, et issand jumal, kuhu me oleme jõudnud? Jaa, Peugeot 508 PSE, mis peaks peagi jõudma ka Eestisse, selle kohta on tulnud uudis, et Saksamaal hakkavad selle hinnad ilmselt olema sisuliselt 70 000 eurot, mis on jah, nelikveolise 360 hobujõulise ägeda välimusega auto kohta täitsa okei hind. Tavaliselt lihtsalt on selle auto nimi kas siis Audi, Mercedes või BMW, aga nüüd on selle auto nimi ka Peugeot. Et päris julge käik. Et arvestades, kui sa mõtled esimene konkurent, kes meenuks, on Kia Stinger, mis ei ole küll tehnoloogiliselt võib-olla niivõrd kõrgel tasemel sõiduk, ilmselt teatud riikides saab sellise Peugeot, sest et on pistikhübriid, osa sellest jõust tuleb elektrist. Peugeot eest saab kindlasti ka magusaid mingeid maksusoodustusi või toetusi, mida Kia Stingeri eest ei saa, aga Kia Stinger maksab 50 000 eurot ja on sama võimas ja on samuti nelikveoline ja on samuti äge sedaan. Nii et Peugeot kompab päris huvitavaid hinnaklasse, sest et näiteks sama hinna eest pidi saama ka BMW M430 mudeli, mis on sama võimas BMW. Et nüüd on siis küsimus, et mille inimene ostab omale 70 000 euro eest. No mina ikkagi tooksin välja selle, et seda 508 PSC, et seda saab ka universaalina, Kia Stingerit ei saa. Õige. Ja kuna ma nagunii ei osta, ei seda 70 000 eurost BMW-dega seda Peugeot, siis
lihtsalt mõtteharjutusena mulle muidugi meeldiks mõelda, et ma ostaks võib-olla selle Peugeot, sest see on haruldasem ja ägedam ja paistab, selles mõttes ägedam ta nagu liikluspildis silmapaistvam ja ma oleks sellega nagu võib-olla natukene lollakas, selles mõttes, kui keegi kuuleb, kui palju ma sellest maksin, aga samas ei oleks selline hall mass võib-olla, kui ma võrreldes sellega, et näiteks kui ma ostaksin selle BMW sama raha eest, ma ei tea, näis, see ei ole veel ametlik, see ei ole, me ei tea, mis selle hind Eestis hakkab olema, aga selline ta on. Ja siia otsa kohe siis BMW avalikustas täna, kui me seda saadet lindistame, oma M5 uue eriversiooni CS, see on BMW mudeli valikus, on alati kõige selline üks kangemaid M-mudeleid, hiljuti oli just M2 CS tuli välja. Uus BMW M5 CS hakkab maksma umbes 200 000 eurot. Saksamaal oli selle hind natuke üle 180 000, ma ei tea, kui palju seal makse ja asju sees on. Võrdluseks Eesti hinnakirjas on hetkel nii-öelda tavaline M5 123 000 eurot, nii et siin autoinimestega chattides on üldiselt foon on selline, et autofirmad vist kompavad praegult piire, et kui palju, ma ei tahaks, mitte halvustades lolli raha, vaid lihtsalt, kui palju raha hetkel inimestel käes on. Sellist raha, mille peale nad ei pea mõtlema, nad ei pea ratsionaalselt mõtlema, et kui nad vaatavad seda BMW M5 CS-i, mis on ülikiire, näeb tegelikult päris efektne välja, ta on ainult 4-kohaline, sest et ka tagaistujatel on sportlikud korvistmed. Et ta vaatab seda ja mõtleb, et mis siis, et 180 000 või 200? See on tegelikult väga huvitav, et ma just teenisin mingi tehinguga 10 miljonit, et mis vahet mul seal on? Aga vaata, väga huvitav tegelikult, kuidas on ju autofirmad on ju proovivad ja katsetavad ja kompavad, et siin täpselt need Peugeot ja BMW on head näited on ju, ja teisalt me kuuleme kogu aeg sellist kuidas me ütleme, ühiskonnas sellist juttu, et kas sul üldse peab see auto olema ja nii edasi, et need asjad, jutud ja asjad lähevad täpselt nagu täpselt erinevates suuntes minema, et väga huvitav, et kumb see pool nüüd peale jääb. Et nende hindadega kus mul läksin see mõte ei tea, läks mõte ära praegult, aga sarnase hinnaklassi mulle meenub praegult ka näiteks Alfa Romeo Giulia GTA, mis peaks samuti on selline 200 000 eurone auto, mida ei ole veel selles mõttes, mida on küll näidatud ja avalikustatud, aga veel ei ole sellega keegi sõita saanud, et näis. Et kas mõni selline ka Eestisse jõuab, näha tahaks küll. Nii, teeme uudistase lõppu reklaami ka. Reklaamime enda asja. Nii, räägi ära. Räägin ära, lihtsalt, et kui te tahaksite sõita 6 aega elektrilise Peugeot linnamaasturiga, ehk siis E2008-ga, kahjuks me ei saa lubada, et te kõik seda saate teha, see on ikkagi loos, aga selline loos on praegult käimas, see on Autogeeniuse uudiskirja loos, mis tähendab seda, et iga reede panen ma siiski loodan, et kui ma puhkusele lähen, siis võtab keegi teine selle minu töö üle, aga ikkagi iga reede ja mina teen uudiskirja ja panen kokku nädala kõige olulisemad, lahedamad ja ägedamad autouudised, ühte uudiskirja. Et juhul, kui sa oled näiteks kiire inimene ja sa tegelikult tahaksid kogu aeg Autogeeniust lugeda, aga sa ei jõua ja sa unustad ära, siis liitu uudiskirjaga ja saad meie valiku parematest uudistest ja lisaks võid võita 6 aega Peugeot linnamaasturi elektrilise linnamaasturiga. Aga kuhu minema peab, et seda teha, jah? Jaa. Autogeenius.ee lehel ülaservas on hetkel bänner, kuhu klikkida, või siis otseaadress on genius.ee /E2008. Ja pange sinna lihtsalt oma e-mail ja ma luban, et ma teen väga häid uudiskirju. Võt,
aga nüüd tuleb stuudiosse Alan Vaht ja me hakkame rääkima, mis siis sellest kütuste biolisandist saab ja mida me üldse sinna paaki varsti paneme. Tere tulemast tagasi! Nüüd on Autotunni stuudiosse saabunud Alexela juhatuse liige Alan Vaht, kes on meil varsti peaaegu et püsikülaline. Tere, Alan! Tervitus, püsikülaline on hea olla, ma tänan, et järelikult on mida öelda. Just, ja tänase saate teema nagu kergitus sellest eelmise nädala uudisest, kus Circle K andis teada, et ka nemad ei pane enam 95 sisse biolisandit ja siis esindame siin sellist tavatarbijat ja tekkiski küsimus, et mis see siis nüüd kõik tähendab, et kas see biolisand oli mingi moevool, kas see kõik tuleb kunagi tagasi, kas on võimalik, et kõik kütusemüüjad varsti loobuvad sellest tänu statistikale. Ja Alan on seal maailmas nii sügavalt sees, et oskab äkki meid aidata. Jah, rõõmuga. Esiteks on mul hea meel, et konkurendid on ka alternatiivlahendusi leidnud. Ära tuleb öelda see, et mis asi üldse on biokütuse kohustus. Transpordikütustes peab 10% olema kütused, mis on siis taastuv kütusel. Ehk et bensiin, diisel, mida me kõige rohkem teame, selle osas siis 10% peab turul olema biokütuseid. Ja seda saab siis täita mitmeti. Saab täita etanooliga, saab täita biodiisliga, mida me paraku impordime Eestisse, makstes siis tootjatele raha liigub Eestist välja. Lisaks on eelmisel aastal tehtud vedelkütuse seaduse muudatus toonud lauale võimalused täita biokütuse kohustust ka elektriautode poolt tarbitud elektrienergiaga, ehk et puhas statistika. Mõõdame palju autosse maanteetransporti elektrit läks. Sellel on mingisugune energeetiline väärtus, mingi energiasisaldus, biokohustus on ka energiapõhine, ehk et täidame kohustust selle statistikaga. Lisaks sellele, mida Alexela on teinud biometaaniga, et me oleme kogu oma kohustuse siiamaani täitnud üksnes biometaaniga, toodame ise sõnnikust siis biometaani, võtame lehma nii-öelda sõnnikust metaani välja, surume kokku, põletame transpordikütusena ja ka see on transpordikütuse nii-öelda osa, ehk et me peame vaatama, igal ettevõttel on oma portfell, kellel on ainult bensiin, diisel, siis ta saabki kohustust täita ainult etanooli ja biodiisliga. Kui kellelgi on portfellis ka elektriautode statistikat, nii-öelda elektrienergia statistikat, saab seda kasutada biokohustuse täitmiseks. Kellel on biometaani, siis saab ka biometaani kasutada. Ehk et summa summarum oma portfelli üleselt peab igal ühel olema 10% kohustus täidetud. Kuidas ta seda täidab, see on tema vaba valik. Aga oluline on öelda juurde sinu küsimusele veel vastates seda, et kui palju meil on siis neid erinevaid alternatiive ja kas me saame alternatiividega asendada kogu nii-öelda etanooli ja biodiisli vajaduse, see täna kahjuks võimalik ei ole, sest alternatiivlahendusi on meil ikkagi piiratud mahus. Biometaani tootmist eelmisel aastal siin 2 tehast käivitasime suvel ja sellel aastal tuleb 3. tehas, et kui ma võtan sellise numbri, mis ilmekalt annab aimu, et kus me nii-öelda alternatiividega oleme, et täita kogu biokütuse kohustus, selleks on vaja meil circa selline 1000 gigavatt-tundi siis energiat. 1000 gigavatt-tundi on, võib-olla keegi väga ei ooma, mis see on, see 1000 gigavatt-tundi on, võtame siin nii, 1000 gigavatt-tundi on 1 teravatt-tund ja kui ma võtan nii, et Eestis tarbitakse elektrit 8,7 teravatt-tundi aastas, siis 1 teravatt-tund on vaja seda energiat, millega täita biokütuse kohustust transpordikütustes ja täna meil on biometaani turul circa selline 130 ehk et siis 0,1 teravatt-tund. Ehk et tegelikult on meil ei ole võimalust, et me täidame kogu kohustuse ära ainult elektristatistikaga ja biometaani statistikaga. Paraku turul peab olema ka etanooli ja biodiislit ja kes kui leidlik on kütusemüüjatest, milliseid võimalusi keegi kasutab, siis nii palju saab siis seda etanooli ja biodiislit asendada nende muude alternatiividega.
see Circle K teade ja see ka teie, kui see biokütuse suurema see E10 siis tuli, jutt käib kogu aeg 95 ümber. 98 on nagunii ilma lisandita ja inimesed hakkasid seda kartma, siis oligi ka mingi nimekiri autodest, mis tegelikult ei tahagi seda E10, samas väidab Neste, et Põhjamaades igal pool seda kasutatakse aastaid ja ainult Eestis on mingi müstiline hirm, kuidas kõik autod jäävad tee äärde, aga selleni võime veel tagasi tulla, aga tahtsin küsida, aga diisli puhul seda jama ei ole, kas siis nüüd see Circle K ja võib-olla siis ka teised, kas nemad saavad siis see oma 10, nad ei saa ju ainult elektriautode laadimisest, see laadib üks elektriauto päevas. Kas on siis diislist tuleb? No põhiliselt jah, täidetakse siis kohustust diisli poole pealt, selles mõttes me võime diislikütusesse panna rohkem nii-öelda biokütuseid hulka ja see annab võimaluse, et me etanooli osas näiteks kohustust ei täida või ütleme bensiini osas, et see portfelli üleselt tuleb see 10% täita, kas sa täidad seda ainult bensiini pealt või täidad sa seda ainult nii-öelda siis diislikütuse pealt, ehk et sa paned diislikütusesse rohkem nii-öelda diislit, paned sa teiselt poolt siis bensiini hulka rohkem etanooli ja sellega, aga seal on ka omad piirid, et mingisugused sellised mänguvõimalused on olemas, et sa täidad nii-öelda ühe kütusega kohustust nii-öelda üle ja annad sellega võimaluse täita siis teise kütuseliigiga nii-öelda müüa seda siis fossiilsena. Aga ütleme, siin on piiratud. Oluline on siia juurde märkida ka see, et tegelikult biokohustus aja jooksul suureneb edasi. Ja see ümbermängimine tuleneb sellest, et meil on ju täna turul valdavalt esimese generatsiooni biokütused. Need konkureerivad see toore, millest see on toodetud, see on sisuliselt toore, mis võiks jõuda inimese söögilauale. Nüüd me võtame tükikese inimese söögilaualt ära, toodame sellest hoopiski biokütuseid. Ja see on see, mille pärast esimese generatsiooni biokütustest täna soovitakse loobuda. Euroopa soovib sellest nii-öelda eemalduda ja on väga selgelt pandud paika, et kui võtame siis nii, et 10% täna peab olema teist generatsiooni füüsilise lisamisega 0,25% seda teist generatsiooni. Aga teist generatsiooni soovitakse nüüd suurendada aastaks 2030 Euroopas kuni 9,5%-ni. Ehk et esimest võetakse vähemaks, teist generatsiooni osakaalu suurendatakse, teine generatsioon on kallim kui esimene generatsioon ja teine generatsioon, mille poolest ta siis erineb sellest esimesest generatsioonist, et kõige lihtsam vahe on see, esimene generatsiooni biokütus konkureerib inimese toidulauaga, teine generatsiooni biokütus on toodetud jääkidest ja jäätmetest ja siin ongi hea näide lehmasõnnik, võtame sealt etanooli või võtame sealt metaani välja, see loomasõnnik on siis nii-öelda see jääk ja jääde ja kasutame ja see ei konkureeri mitte millegiga, ehk et ja siin on veel lisaks tegemist jäätmete ringmajandusega ja biometaani korral veel lahendame 2 nii-öelda tõsist probleemi, põllumajandusjäätmete probleemi, kui viia sõnnik põllule, metaan läheb atmosfääri, see on kliimale 25 korda kahjulikum nii-öelda kliimasoojendaja kui CO2, aga me võtame selle metaani sealt sõnnikust välja, põletame ära, välja tuleb CO2 ja nüüd rohukõrsaasal kasvab, mis iganes roheline puu või taim, mis kasvab, see fotosünteesi käigus absorbeerib õhust CO2, süsinik talletatakse nii-öelda selle taime kasvu sisse, taimesse, puu sisse ja hapnik vabastatakse, et siin on selline nullring ja kui võtta arvesse, milline negatiivne efekt ära hoitakse biometaani tootmisega, et see metaan ei läheks atmosfääri, siis tegelikult kogu seda protsessi ja seda ära hoitavat negatiivset efekti arvesse võtta, siis on metaani korral, biometaani korral tegemist koguni miinusmärgilise CO2 heitmega. Ehk et see kõlab nagu muinasjutt, aga täpselt nii ongi, see on super asi, me toodame oma enda Eesti ressursist, me ei pea importima etanooli, me ei pea raha kärutama välja Eestist välismaistele tootjatele, see jääb kõik Eestisse ja lisaks veel tegemist miinusmärgilise kasvuhoonegaasi heitmega. No mida sa veel nagu hing ihkad, et teeme keskkonnale suure pai, keskkond teeb meile suure pai selle eest ja võidab ka tarbija rahakotte. Kui statistika kõrval jätta või see, et kust võetakse, kas on reaalne, et see bensiin 95, ütleme, kui nüüd mitmel pool ei ole seda biolisandit sees,
et kas see 95 saab minna kuidagi rohelisemaks? Selles mõttes, kas sinna on võimalik panna ka 20, jätame hinna korraks kõrvale. Kas see siis ju ei taha automootorid enam seda, ma saan aru, see 10 on mingi selline piir, millest alates vanemad autod võivad juba turtsuma hakata ja et kas 95 lihtsalt me peame sellega elama nii kaua, kui me elame ja siis tuleb elekter või on võimalik teha ka rohelist bensiini? Sul on täiesti õige point, 10% mahu järgi. Ja. Me räägime siin energia, eks ole, sisaldusest ja siis veel mahu sisaldusest, et teema on natukene keerulisem, aga mahu põhiselt, jah, võtame kui 1 liiter bensiini, siis sellest 0,1 osa, 0,1 liitrit võib olla siis etanool ja 0,9 liitrit siis nii-öelda bensiini, see segatakse kokku, siis on see tegemist nii-öelda E10-ga. Ja üle selle tegelikult panna täna ei tohi, autotootjad on heaks kiitnud, mida mootor aksepteerib, on 10 mahuprotsenti etanooli, see on okei, ja ta tõepoolest ta ei sobi siis vanematele, no ütleme nii, et kõige lihtsam joone vahele tõmbamise moment on karburaatoriga auto. Okay. Mis on karburaatoriga auto, 90-ndates pärit, sellele etanooli bensiini sobi, teistele tegelikult valdavalt sobib, aga on üksikuid erandeid, kus veel isegi 2007 aasta toodetud, näiteks ma mälu järgi mäletan Nissan Qashqai 2007 aasta mudel, talle minu teada etanool 10% sisaldusega etanooliga bensiini sobi, seda saab igaüks Maanteeameti registrist järgi vaadata, et kas tema auto on nii-öelda sobilik, et kas tema autole on sobilik E10 bensiin või mitte. No võt, ja siis ma saan aru, et sellist asja nagu roheline bensiin tegelikult ei ole hetkel leiutatud. See on hea küsimus, hea point, hea, et sa selle lauda tõid. Me räägime tegelikult ju üldse, mis on üldse tuleviku mõttes alternatiivid bensule, diislile, elektriautod, sõidame elektriga, siis on alternatiiviks vesinik, kusagilt me peame vesinikku tootma vee elektrolüüsi käigus, sellest me võime rääkida, et kui efektiivne ta on võrreldes sellega, et paned selle tuule elektri otse akusse, siis on nii-öelda see nii-öelda mõistlikum tegevus. Aga lisaks, et kui vaadata veel vesinikust kaugemale, siis on olemas ka veel sünteetilised kütused ehk et e-kütused. No just, väga hea. Ja me saame toota tegelikult bensiini ja diislikütust ja need ongi e-kütused, kus siis kütuse tootmise käigus on tegelikult CO2 lisatud, nii-öelda süsinik lisatud kütustesse ja kui sa nüüd kütuse tootmise käigus CO2 seod kütusesse ja järgmisel momendil sa seda põletad, siis see sama CO2, mis ennem seoti, see vabaneb, ehk et ringlus on ümmargune null. Jah, seal jäävad teatud heitmed alles, NOx-i heitmed, eks ole, lämmastikuühendite heitmed, peened tahmaosakesed, need jäävad, aga me saame ütleme, et CO2 heitmest saame lahti. Aga see on täna niivõrd kallis kütus ja niivõrd väikese kasuteguriga ja et sinna, millal see ükskord nii-öelda majanduslikult mõistlik on ja millal ta turgudele jõuab nii-öelda majanduslikus mõttes, et ta tõesti nii-öelda mõistlik on, siis sinna on väga pikk tee minna, et nad on kallid ja oluline on see kasuteguri moment, et võtame nii, kui me võtame ühe ja selleks ja e-kütuste tootmiseks on vaja ka rohelist energiat ehk et tuule, päikese, elektrite ja kui nüüd võtta, et üks mingisugune hulk energiat, võtame nii, et 100 kilomeetrit läbimiseks akutoitel elektriautoga kulutatakse mingisugune hulk, eks ole, energiat, elektrit. Vesinikuga me peame selle 100 kilomeetri läbimiseks kulutama 2-3 korda rohkem elektrienergiat, seda rohelist energiat, mida nagunii piiratud ressurss, sest vesiniku enda kogu protsessi kasutegur on 30%, aku elektri korral on see 90% ja kui me võtame siia nüüd e-kütused, siis nende kasutegur on 15%. Mõtle, kujuta ette, 100% sul läheb, 85% läheb sul lihtsalt kaduma tehnoloogia ebaefektiivsuse tõttu. Sama on ka vesinikuga. Kui ikkagi tuulest tuleb elekter, siis on mõistlik seda piiratud roheelektrit kasutada võimalikult efektiivselt, et sellega võimalikult suure distantsi ära sõita, aga kui sa hakkad tootma sellest vesinikku, mille kasutegur on juba 2-3 korda väiksem kui akutehnoloogial elektriautoga, ehk et me kulutame 2-3 korda rohkem energiat seda nagu niigi piiratud roheelektrit, tuuleelektrit või päikesest toodetud elektrit, siis tundub see nagu energia raiskamine. Aga sinna poole me peame täna liikuma puhtamatele kütustele
ja ma usun, et ühel hetkel on elektriautode kõrval ikkagi järgmisel kümnendil ka vesinikuautod, vesiniku raskeveokid ja veel kaugemas tulevikus ehk ka siis e-kütused, aga e-kütused rohkem siis lennunduses, kus täna ei ole väga muud alternatiivi. Okei, ma muidugi kohe autoinimesena nägin e-kütust, et see e-kütus on ilmselt see, mis jääb nendele tuhandetele hobiautosõpradele, kes praegult kardavad, et nii, et 2030 ei või enam ühtegi bensukat ja issand jumal, mis me siis, sest et mul on see uudis siin, kus Porsche koostöös Siemensi ja veel mitme teadusorganisatsiooniga hakkas tootma seda e-kütust, Tšiilis vist on tehas, ja 2026. aastaks loodavad nad selle tehase seal toota juba 550 miljonit liitrit aastas, mis kõlab jube suur number, aga noh, me saame aru, et maailma mõistes on tegemist piskuga, aga see on vist väike selline lootuskiir nendele meile, kes me tahame oma ükskõik kas 1950 või 2000 või 2020 aasta sport- ja hobiautoga sõita ka aastal 2040. No siin on isegi lähenetud nii selle elektriautode suure tuleku peale, et noh, kas see ikka on õige suund ja et kui puhas on elekter ja kas sa ikka oled kindel, et sisepõlemismootorid nii-öelda müük keelustatakse aastal 2030-35, aga et järsku on võimalus, et sa nii-öelda kasutad seda sisepõlemismootorit ikka edasi ja tegelikult põletadki e-kütuseid. Et see ka on variant, täiesti variant, aga ta on täna majanduslikult täiesti ebamõistlik. Ja kui see liiter kütust peaks täna maksma 5 eurot liiter versus see, et kütuse bensiini diisli liitri hind on siin 1,1 või 1,2, eks ole, eurot liiter, no siis ja arvestades ka seda kõike seda energiakadu, et palju me energiat raiskame, noh, siis see täna ikkagi ei ole väga mõistlik tegevus. Aga muutub mõistlikumaks, loodetavasti. No loodetavasti, vaatame, et kuidas tehnoloogia areneb. Me elame ju üldse ülipõneval ajal, mõtle nii, millal ehitati esimene bensiinitankla USA-s? 1905 või oli see 1906? Meil on olnud bensiini üle 120 aasta praktiliselt, eks ole, 120 aastat. Diislikütust on turul olnud palju siis 70-90 aastat. Ja mis muutunud on? Autod, noh, sisepõlemismootor on muutunud efektiivsemaks, tarbib vähem kütust, autod on muutunud ümaramaks, nii-öelda välimus on muutunud, aga põhiline ju tehnoloogia ju ega kütus ei ole muutunud. Me täna elame, nii-öelda me täna ju liigume kliimaneutraalsuse suunas, tehakse rohehüpet, rohepööret, tulevad elektriautod, tulevad vesinikuautod, tulevad e-kütused. Me näeme selle kümnendi jooksul ja ka võtame järgmise kümnendi, ütleme 10-20 aasta jooksul me näeme niivõrd tohutult suurt arengut, mida inimkond ei ole näinud 100 aasta jooksul. Ja ärme unusta ühe asja ära, et meil on ikkagi täna 10 aasta jooksul turul ikkagi ka gaasil sõitvad autod ja saame kasutada ka biometaani ja tulevikus, kui me hakkamegi turul nägema ka rohkem vesinikuautosid järgmisel kümnendi võib-olla keskel, siis me saame vesinikku toota ka biometaanist. Täna toodetakse vesinikku põhiliselt fossiilse maagaasi reformimise teel, aga me saame toota vesinikuga biometaanist, et ühel hetkel, kui ei ole enam bensiini, ütleme, jah, et kas bensiin, diisel on, ma ütlen nii, et isegi tõepoolest, kui toimub suurem üleminek elektriautodele sellel kümnendil, noh, siis ka bensiini diisliautosid müüakse ka veel 2030 ja need, mis siis ka müüakse, need kestavad veel 15-20 aastat, ehk et see bensiini diisli turg ja müük ja tanklaäri fossiilkütuse müügi osas, see ei kao ennem 2050 mitte kusagile. Et need protsessid ei ole niimoodi sõrmenipsust kiiresti muutuvad, vaid see on väga aeglane protsess, aga me näeme tohutut suurt muutust ja see on nagu põnev. Paar üldist asja. Mina olen kuidagi läbi oma lapsepõlve ja nooruspõlve, kogu aeg käib see jutt, varsti saab nafta otsa. Mis on hetke prognoosid, et
ja kuidagi nagu ei ole otsa saanud ja ei tundu ka hetkel, et nagu otseselt juba nagu sealt luristad sealt kõrrepõhjaga kokteiliklaasi põhjast. Et mis praegused prognoosid on? Hetkel tarbitava, kindlasti osataks prognoosida ka lähima 10-20 aasta vajadusi, kauaks meil seal maa sees seda kraami jätkub? 95. aastal läksin mina ülikooli õppima soojusenergeetikat. Professorid, õppejõud rääkisid, kuidas 30 aasta pärast saab toornafta otsa. No just, ma mäletan täpselt neid samu jutte. Maagaas saab otsa ja toornafta saab otsa. Ei ta saa. On leitud uusi maardlaid, varud on suured. Antarktikas saan aru, sulab välja varsti. Me ennem lähme üle alternatiivsetele puhtamatele kütustele, lähme üle elektrile, lähme üle vesinikule, lähme üle rohkem gaasile, siis biometaanile, millega selgelt väheneb ühel hetkel siis bensiinidiisli tarbimine. On öeldud nii, et bensiinidiisli tarbimise tipp ennem koroonat oleks jõudnud kätte aastal 2040. Koroonakriis on toonud meile rohepöörde toimumise palju kiiremaks, palju lähemale ja nüüd on Rahvusvahelise Energiaagentuuri peadirektor öelnud, et koroona tõi transpordikütuste, fossiilsete kütuste tarbimise 10 aastat varasemaks selle tipu. 40. aastalt tõi selle tipu 30. aastale. Just seetõttu, et täna majanduste ettevõtete päästmiseks suunatakse raha sinna, kust nii-öelda rohekõrvad välja paistavad, igasugused just roheline elekter, elektriautod, elektrilaadimistaristud, et kõik, kus on roheline elektri, ongi oluline ju kogu majandus muuta nii-öelda kliimaneutraalseks. Et kui me räägime, et tulevad elektriautod, siis aga me toodame elektrit põlevkivist, siis see ei ole lahendus. Uus valitsus on meil täna nii-öelda programmi kokku pannud, et 2035 tehakse põksid põlevkivist, enam elektrit ei toodeta. Meil ongi vaja, ka elekter peab muutuma puhtamaks. Tuleb rohkem meretuuleparke, tuleb rohkem elektrit päikesest. Alexela on ehitamas Paldiskis pumphüdroelektrijaama. Ehitus läheb käima 2022, esimese toodangu tahame anda 2029. Ja kui mõelda, et see on 500 megavatti võimsusega jaam, kui merel kõvasti tuul puhub, siis on olukord, kus võib-olla tarbimine on madal, me saame seda odavat elektrit kasutada ära siis 750 meetri sügavuselt oleva merevee välja pumpamiseks, nii-öelda šahtid tulevad suured ja kui tuult ei puhu, meil on ka elektrit vaja. Päikest ei paista, on ka elektrit vaja, siis me laseme merevee jälle alla 750 meetri sügavusele, turbiinid teevad tööd nagu hüdroelektrijaam. Toodame elektrit, kui tuult ei ole, pumpame välja, kui on elektrit liiga palju, tuul puhub, aga ära ei tarbita, siis me kasutame selle elektri ära vee välja pumpamiseks. Et tulemas on lahendused, mis asendavad selgelt põlevkivi elektrit, et kõik muutub puhtamaks ja nii me jõuamegi ühel hetkel kliimaneutraalse majanduseni, Eestis ka. Okei, ma tahtsin see lõppu veel ulmevallast, et laborites tehakse igasugust asju, ma ei tea, räägime kosmosereisidest, räägitakse, kas see sõna on propulsioon, ühesõnaga, et mingid asjad või tuumaenergias on need külmfusioon, et seda loomulikult veel keegi ei suuda tavatarbimises kasutada, aga ütleme laboris teatud tingimustel. Mis võiks olla transpordi kütustes see, millest võib-olla sa oled lugenud mingeid tuleviku väljavaateid 2050, 2060, et mis on see järgmine asi, mida ta ei tarvitse tulla, aga millest teadlased räägivad, see, ma ei tea, mini-tuumajaam autos või ma ei tea. Siin on ju tehnoloogia areng on kiire. Täna selgelt, mis laual on, need on juba ära nimetatud elekter, nii-öelda akutehnoloogial sõidukid, vesinik, e-kütused, lisaks arendatakse Sveitsis on selline asi nagu nanoflow cell tehnoloogia. No võt täpselt midagi sellist moodsin sõnad nano ja Šveitsi. Nanoflow cell tehnoloogia, seda on tutvustatud juba siin vaatet järsku 4-5 aastat tagasi või isegi rohkem. See tehnoloogia pärineb tegelikult 70-ndatest, NASA seda kasutas ja nüüd on siis võetud kätte
Šveitsis hakatud arendama, isegi auto on täitsa olemas, kui YouTube'ist otsida NanoFlow Cell, siis leiab auto, mis sõidabki sisuliselt soolalahusega, tal on kahejooniline siis soolalahus, 2 eraldi paaki, 2 korda 160 liitrit, välja tuleb veeaur, tangid püstolist, ühes püstolist seal on 2 voolikut, lased nii-öelda kahejoonilise siis soolalahuse endale 2 erinevasse paaki, sellega toodetakse elektrit. Kui perspektiivikas see on? No täna ta ei ole massidesse jõudnud, aga sellega töötatakse ja kas ta üldse kunagi massidesse jõuab? Me täna saame reaalselt rääkida ikkagi sellest, mis nii-öelda natukene reaalsemad on, aga isegi siin seesama e-kütus on natukene nagu ebamaine ja kauge, kallis, ta ei ole majanduslikult tasuv, et teeme ära kõigepealt elektri, teeme ära kõigepealt, lähme rohkem üle biometaanile, täna panustame ka vesiniku, Alexela on näinud ette 3 tanklas vesiniku tankla, ja ühel hetkel, kui tulevad e-kütused, e-kütust on väga lihtne asendada ju tänast bensiinidiislit on väga lihtne asendada, sa ei pea mingit uut logistikat tegema, eks ole, logistilist lahendust, täpselt samad mahutid, täpselt samad autod, sisepõlemismootor, et me elame põneval ajal. Põhimõtteliselt me ikkagi lähiaastakümnete vaates räägime elektrist ja tõenäoliselt siis kõige suurem läbimurre, mida oleks vaja ja mida loodetavasti tehakse, on näiteks akud, nende mahutavus, nende tootmine, et kui sul lõpuks ei ole seal peal enam 400 kilo akusid, vaid näiteks 100 või 50 ja see on lihtsalt nii tihedalt täis topitud neid kilovatte, siis juba ongi parem. Akutehnoloogia areneb ja vaadake, siin on akudel on oluline roll, ka just elektriautode akudel on oluline roll kogu energiasüsteemi nii-öelda balansis hoidmiseks, et me saame ju autoakusid kasutada ära energia talletamiseks ja samal ajal muutuvad laadijad autod targemaks. Sul on, ütled, hommikul kella 7 tahad, et oleks sul auto aku täis, vahepeal öösel annab ta sulle akust energiat tagasi võrku, kui elektri hind on kallim ja siis jälle laeb sul akusse tagasi, tagades, et hommikul kella 7 või ette antud kellaajaks kella 8-9 aku täis ja teeb seda sulle kõige optimaalsemal viisil ja sellisel kujul me ju balanseerime või tasandame ära ka selle elektri nii-öelda kogu võrgu nii-öelda hajutame ära selle tipu tarbimise ja rohkem siis koormata näiteks võrku ja tarbida rohkem elektrit öistel tundidel, kus tarbimine on nagu nii madal. Jah, see, mis räägitakse, et hetkel nagu võrk ei peaks vastu, kui me kõik peaks minema hetkel elektri peale, aga sellel on ka varsti lahendused olemas. Täpselt nii. Vot, nii, sissevaade kütuste tulevikku. Suur tänu, et tulid ja vaatame, millest me siis järgmine kord räägime. Aitäh! Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.